Aitäh! Tere! Mina olen Taavi, PRIA kliendi kogemusjuht ja selleks, et teie konverentsi kogemus saaksid samamoodi minna tõusvas joones nagu Tiina, siis otsustasin ma alustada üsna madalal noodil. Mis te arvate, mis on peamine selline suhete lagunemise põhjus või millest purunenud suhted alguse saavad? Vaikusest. Kohe õige vastus. Jah, võiks arvata, et inimesed tülitsevad raha pärast või et meie väärtused on lihtsalt nii erinevad, et ei saa kuidagimoodi koos olla. Ei saa täna kaisu võtta, sest sulle meeldib EKRE ja mulle reformikad on ju. Aga tegelikult ei ole päris nii. Need teemad on küll kõik väga olulised, aga nad tulevad tavaliselt natukene hiljem. See on pigem juba natuke nagu tagajärg, mitte põhjus ise. Suhted kipuvad lagunema sellepärast, et need kaks, kes kunagi ühel hetkel olid kõrvuni armunud, enam ei räägi nendest asjadest, mis on päriselt olulised. Nad lõpetavad koos unistamise. Ja siis me kuuleme sellist lauset. Me kasvasime lahku. Ja see on äärmiselt võimas lause. Tegelikult ainult 3 sõna, aga need 3 sõna justkui võtavad ära igasuguse vastutuse asjaosalistelt endilt. See kirjeldab olukorda justkui paratamatust, kuigi tegelikult on ta olnud valik. Enamasti ta ei ole meie jaoks teadlik valik. Aga kui üks suhe jõuab selle lauseni, siis tavaliselt oleme me kunagi kuskil varem teinud selle valiku, et keskenduda suhtes rohkem iseendale kui meile. Ja sellepärast on minul täna ülihea meel selle üle, et meie kõik oleme siia saali kokku tulnud selleks, et vaadata tulevikku ja ühiselt võib-olla selle päeva jooksul natukene koos unistada. Ja nüüd ma luban, et ma ei tee teile siin pooletunnist paari teraapiat. Mul puudub tegelikult igasugune kvalifikatsioon selleks, aga mulle tundub, et meie ja teie me oleme justkui natuke nagu abielus. Ma ei olnud tegelikult päriselt siin, kui meie suhe algas. Ma küll olin elus, aga ma ei olnud PRIAs. Ma võib-olla laulsin kuskil poistekooris sel ajal, kui PRIAt tehti. Aga täna on mul selline tunne, et meie need mesinädalad justkui on natukene nagu möödas ja me elame sellist nii-öelda tavalist halli argipäeva. Me elame ühe katuse all, me ajame koos sama asja. Meil on ühised mured ja rõõmud. Kõigil on tuju läinud, kui tuleb põud. Teil on saaknässus, meie saame lisatööd. Olete märganud, et erakorraline meede ei ole viimasel ajal enam eriti erakorraline. Meil on omad tülid ja siis ka leppimised, võib-olla eriti siis, kui toetus laekub. Ja mõnikord võib tunduda, ja võib-olla koos on natukene raske, aga päris üksi nagu ka ei taha olla. Ja tegelikult PRIA ei saagi mitte kuidagi moodi ilma teieta olla. Sellisel olemisel ei oleks absoluutselt mitte mingisugust mõtet. Teie võite ilma meieta võib-olla küll olla, aga mis elu see on, eks ole? Me oleme suhtes ja kui me tahame, et see suhe kestaks, need järgmised 25 aastat veel, et me 2050. aastal siin jälle kokku saaks ja et see suhe õiges suunas areneks, siis me peame üksteist uuesti ja paremini tundma õppima. Sest meie sellest algsest tutvumisest on tänaseks juba päris palju aega möödas. Me ei saa olla hea partner põllumehele, kui me ei tea, mis on tema tegelik eesmärk. Kas sa unistad kasvust? Ole hea, tõsta käsi, kui sa tunned ennast ära. Kas sa unistad kasvust? Laud tuleb siia, kuivati sinna, loomad käivad siit vahelt läbi, ostan uue traktori, võtan siis juba niiduki ka. Tahaks kasvada kiiremini, kaugemale, kõrgemale. Või oled sa seal tipus juba käinud? Ja täna vaevad pead võib-olla rohkem juba sellega, et kuidas neid otsi natukene koomale tõmmata, et saaks vaikselt ja rahulikult, ilma liiga palju rassimata oma pensionipõlve veeta. Või oled sa lihtsalt täiega rahul sellega, kus sa täna oled? Ja endamisi võib-olla vaikselt, võib-olla salaja. Mõtled, et PRIA võiks mind hästi natukene vähem segada.
Teeme korraks hästi ausa, väga hea, üks käsi oli seal taga. Teeme korraks hästi ausa näo nüüd pähe. Ole hea, tõsta käsi, kui sa oled vähemalt korra oma elus mõelnud, et Priia võiks sind hästi natukene vähem tülitada. Okei, ootame, neid tõuseb veel. Igatahes aitäh, teid on märgatud, me teame, et te olete olemas. Kiirreageerijad on parklas rivis, homme algab kohapealne kontroll. Tegelikult seda ei tule, aga me ei saa olla hea partner põllumehele, kui me ei tea, kuidas ja kui palju ta meiega tegelikult tahab üldse suhelda. Me ei saa olla hea partner põllumehele, kui me pakume kõigile ühte ja sama teenust täpselt samamoodi. Keskmist klienti lihtsalt ei ole olemas. Aga mida me siis saame teha? Me saame tegelikult hetkeks peatuda ja teie käest küsida, et kuidas sul tegelikult läheb? Millega sa rahul oled ja mida me saaksime teha paremini? Ja me tegelikult hetk tagasi tegime seda. Kui me viisime läbi, võiks öelda, et Priia 25-aastase ajaloo jooksul võib-olla kõige mahukama kliendiuuringu. Ja kõige mahukam oli ta mitte sellepärast, et seal oleks olnud nüüd 100 küsimust, millele vastamiseks kulub 3 päeva, vaid mahukas oli ta sellepärast, et me saatsime selle praktiliselt kõigile oma klientidele. Ja praegu siin laval ma tahan päriselt tänada kõiki neid inimesi, kes võtsid selle aja, et oma mõtteid ja ettepanekuid meiega jagada. Mul on ligi 1200 vastust ja kohutavalt palju tööd. Aitäh teile selle eest. Aga tegelikult ma olen päriselt tänulik sellepärast, et te ei jaganud meiega ainult oma selliseid numbrilisi hinnanguid meie teenustele, vaid te päriselt panite kirja, mida te mõtlete, kuidas te ennast tunnete ja mida meie saaksime paremini teha. Sest vaadake, teie need vabalt voolavad kommentaarid ja mõtted ja ettepanekud on need, mis tegelikult annavad meile numbritele mingisuguse tähenduse. Ilma selleta on number lihtsalt number. Meie rahuloluindeks on 71,9%. Päris äge number, eks? Päris 100 ei ole, aga väike ka ei ole. Aga mis siis? Mis sellest numbrist nüüd siis muutub või paremaks hakkab minema? Ja see ongi see koht, kus tegelikult see number üksi ei muuda mitte midagi. See number ise on justkui kraadiklaas, millega me võime ennast järgmisel sügisel uuesti kraadida selleks, et aru saada, kas on palavikku või ei ole, aga see number ise meid terveks ei tee. Numbrid hakkavad meiega kõnelema siis, kui me viime nad kokku teiste andmete ja teie enda kommentaaride ja ettepanekutega. Kas teadsite, et naised, ma lasen teile arvata, milles on naised paremad kui mehed? Nad on loovamad, jah, see võib sinna tõlgendusse ka minna. Jah, tõepoolest, naised mõistavad keerulisi tekste paremini kui mehed. Ehk siis teiste sõnadega, naised on meie suhtluse selguse ja arusaadavusega rohkem rahul kui mehed. See ilmselt ei olegi võib-olla nii väga üllatav, eks ole. Järgmisel sügisel teeme meestele otsustest lihtsamad versioonid. Seda me kindlasti ei tee. Aga kui otsus jääb arusaamatuks, siis anna lihtsalt naisele lugeda, eks. Aga tegelikult me tegeleme oma otsuste ja kirjade lihtsustamisega pidevalt. Ja me ei tee seda ainult meeste pärast. Me teeme seda sellepärast, et me päriselt tahame olla teile arusaadavad. Ja me teame, et täna see päris igal pool nii ei ole. On mingisuguseid kohti, kus me oleme teinud suure sammu või hüppe edasi ja on teisi selliseid kohti, kus meil on veel päris pikk tee minna. Ja me kindlasti tegeleme sellega edasi. Nüüd üks huvitav avastus veel sellest läbiviidud uuringust on see, et kui tavaliselt kipuvad olema tehnoloogiaga hädas pigem selline eakam osa ühiskonnast, siis tuleb välja, et Priia käib seal nagu vastuvoolu või kuidagi teistpidi. Tundub, et meie e-Priia vananeb koos Eesti rahvaga. Mida noorem klient, seda kehvem on tema läbisaamine meie e-teenustega. Ja see ei ole tegelikult nüüd see koht, kus peaks ütlema, et noorus on hukas või noored ei taha, ei suuda, ei oska, ei saa, vaid see on see koht, kus me tegelikult peame korraks vaatama peeglisse ja saama aru, et noored on täna juba harjunud natukene teistsuguste lahendustega. Noored ütlevad, et anna mulle
telefonikõne asemel chat või juturobot. Anna mulle arvuti ekraani asemel mobiiliäpp või vähemalt mobiilne versioon sellest teenusest, mida ma saaksin kasutada. Ja meie jaoks on see tegelikult see reaalsus, kus me peame arvestama, et meil on väga erinevad sihtrühmad ja nendel sihtrühmadel on erinevad ootused. Ja nüüd noorte ootustega arvestamine ei tähenda nüüd ka seda, et homsest on liinid kinni ja te kõik suhtlete robotitega, vaid see tähendabki seda, et meil on erinevad sihtrühmad, kelle vajadustele meie peame kohanema. Ja selliseid dilemmasid tegelikult tuli meil üksjagu. Kui ühed ütlevad, et e-PRIA keskkond on ilmselgelt ajale jalgu jäänud ja väga jäik, siis teised küsivad, et kas ikka peab seal e-PRIAs kogu aeg midagi uuendama ja arendama. Et kas IT-spetsidele on tööd vaja? Kui ühed ütlevad, et põlluraamat vajaks normaalseks kasutamiseks mobiiliäppi, siis teised ütlevad, et e-põlluraamat võiks olla koos paberkandjaga. Kui ühed ütlevad, et te võiksite rohkem ära kasutada andmeid ja saata meile igasuguseid ülevaateid, siis teised ütlevad, et lihtsalt segage mind natukene vähem. Meil on väga erinevaid kliente ja nendel klientidel on meile väga erinevad ootused. Ja kuigi me nende ootustega kohanemine ei ole tegelikult meie jaoks lihtne ja päris iga üksikisiku personaalsetele eelistustele me tõenäoliselt mitte kunagi ei suuda päris lõpuni vastu tulla, siis me tegelikult saame sellegipoolest tuvastada teie kõige suuremad ootuste komplektid või mustrid ja püüda nendega kohaneda. Ja selleks, et me selles kõiges saaksime paremini orienteeruda või teid ja teie vajadusi paremini mõistaksime, siis me alustasime sel aastal põhjalikult oma klientide segmenteerimisega. Hästi julmalt öeldes me püüdsime teid paigutada kastidesse. Vabandust selle pärast. Aga kui nüüd põllumajanduses toimetajad panna ühele joonele, siis selle joone ühes ääres on hobitegijad. Need on kõik need inimesed, kelle jaoks põllumajanduses toimetamine on päriselt hobi. Nende põhitöö on kuskil mujal ja nad ei plaani seda lähiajal muuta. Selle skaala teises otsas on suurtootjad ja suurtegijad. Need on need inimesed, kelle jaoks põllumajandus on äri. Nad on loonud süsteemi, mis pakub tööd mitte ainult neile endale, vaid veel 10 või 100 inimestele. Ja kuskil seal keskel kahe vahel on see professionaalne isetegija. See on keegi, kes on näinud põllumajanduses võimalust luua töökoht iseendale ja oma perele, võib-olla hooajaliselt kaasata ka välist tööjõudu ja kolida päriselt ära maale. Ja oluline on see, et kõik te ei mahu nendesse 3 kasti. On päris palju inimesi, kes jooksevad nende kastide vahel ja see jooksmine toimub mõlemat pidi. On terve hulk hobitegijaid, kes unistavad sellest, et saaks päriselt panna lauale selle valge paberi, lõpetada suhted oma senise töökohaga ja kolida maale ära. Ehk siis jõuda sinna professionaalse isetegija kategooriasse. Ja on ka neid, kes tunnevad, et nende elutöö on tehtud ja nad täna mõtlevad eelkõige sellest, et kuidas neid otsi koomale tõmmata, kuidas saaks rahulikult pensionipõlve veeta, võib-olla kuidas saaks oma elutöö kellelegi üle anda ja eriti keeruline on see küsimus nende jaoks, kelle enda järeltulevad põlved võib-olla on läinud natukene teist teed ja ei ole asjast huvitatud. Ja kõigi nende 3 segmendi puhul tegelikult, kuna nende ootused või väärtused, mida nad meilt ootavad, on väga erinevad, siis ka meie peame küsima erinevaid küsimusi siin. Hobitegija puhul on meie peamine küsimus tegelikult selles, et kuidas sind võimalikult vähe segada. Jah, on mingid asjad, mida me peame kontrollima, on mingid andmed, mida me peame sult küsima, aga kuidas me saaksime seda teha võimalikult märkamatult. Professionaalse isetegija puhul on võib-olla peamine küsimus selles, et kuidas aidata sul võimalikult efektiivselt majandada, nii et sa ei peaks tegema hommikul ärkamisest kuni voodisse minekuni kogu aeg tööd, vaid võib-olla jõuaksid vahepeal lastega koos süüa teha. Ja suurtegija puhul on peamine küsimus, kuidas aidata sul oma äri hoida, kuidas aidata konkurentsis püsida ja võib-olla isegi kasvada, kui see viimane on jätkuvalt sinu menüüs. Ja me saame ennast nimetada heaks partneriks, kui me aitame päriselt sinul enda eesmärkide poole liikuda ja sinna jõuda. Ja selleks, et me saaksime seda paremini teha, vajame me kindlasti teie abi. Kui me hakkame sisustama oma väärtuspakkumisi erinevatele kliendisegmentidele, siis seda ei saa me teha üksi. Kui tagasiside on see, mis aitab meil
õppida sellest, mida me oleme juba teinud ja parandada neid teenuseid, mis on juba olemas ja mida te täna kasutate, siis varasem kaasamine on see, mis aitab meil asju kohe õigesti teha. Ja selleks, et meil oleks teid parem kaasata, avame me täna siin ja praegu PRIA kliendi kogukonna. Kliendi kogukond on see koht, kus me ei tee enam asju mitte teie jaoks, vaid teiega koos. See on see koht, kus me loome uusi teenuseid ja kogemusi ja kaasame teid juba siis, kui see teenus on alles idee või me alles otsime ideid. Sest kui te olete algusest peale kaasatud, siis sünnivad lahendused, mida ei ole vaja hakata muutma. Kui sul on nutikas telefon, siis sul on võimalus siit ekraani pealt praegu skännida see kood. Ma loodan, et see on loetav ka tagant reast. Kui sa seda koodi skännid, sa saad liituda PRIA kliendi kogukonnaga kohe täna siin ja praegu. Kui sa seda praegu teha ei saa või ei soovi, siis ära muretse, me hakkame seda tõenäoliselt hõikama erinevates kanalites. Sa kohtad kindlasti seda koodi või linki kuskil veel. Ja kliendi kogukonna puhul on oluline see, et kui sa sinna registreerid või ennast kirja paned, sa saad ise valida, millistes teemades sa oled valmis kaasa rääkima ja milliste teemadega me ei peaks sind üldse tülitama. Ja see kaasamine võib toimuda väga erineval moel. See võib ühel hetkel tähendada seda, et me kutsume sind intervjuule, olgu see siis virtuaalne või silmast silma kohtumine. See võib tähendada, et me kutsume sind osalema mõnes töötoas või disainisprindis. See võib tähendada, et me saadame sulle lihtsalt mingisuguse küsimustiku ja palume sinu kiiret tagasisidet selle küsimustiku kaudu. Oluline on see, et me teeme seda kõike ainult siis, kui sinul päriselt selleks aega on ja sa tahad meid nendes teemades aidata. Kui see kliendi kogukond ei ole kindlasti see koht, ega ütleme, see kogukonnaga liitumine ei tähenda ka seda, et me hakkame sulle helistama ja kirjutama 3 korda nädalas. See tegelikult tähendab lihtsalt seda, et sa annad meile justkui rohelise tule, sa annad meile märku ja ütled, et kui mul aega on ja see teema mind kõnetab, siis ma olen valmis kaasa rääkima. Ja oma töö PRIA kliendi kogemuse juhina ma tegelikult saan kokku võtta ühe hästi lihtsa lausega. See on seesama, mis enne siin laval juba tegelikult kõlas. Kuidas aidata kliendil vähem ajaga rohkem saavutada? Sest kui meie teenused on lihtsad, selged, arusaadavad ja sobituvad sinu igapäevaellu, siis tegelikult jääb sinul aega üle millekski palju olulisemaks elamiseks. Sul jääb päriselt aega, et teha õhtul koos lastega süüa. Sul jääb aega, et puhata, planeerida ja mõelda ja võib-olla isegi aega, et natukene unistada. Ajavõidust, parematest tulemustest ja unistamisest tuleb täna tegelikult juttu peaaegu, et igas ettekandes siin konverentsil. Ma soovin, et sa leiaksid selle oma, mille sa saad siit tänasest päevast kaasa võtta, mis aitab sind päriselt edasi. Mina tänan teid ja soovin teile mõnusat konverentsi. Aitäh! Nii, sa tahad mind kiusata ka, jah? Jah, aitäh sulle, Taavi. Ma tulen siia poole. Sa näitasid siin meile ühte ilusat QR-koodi ja nüüd siukse kahtlustava inimesena ma küsin sult, et räägi, kus see kogukonna idee tegelikult sündis ja mida sa loodad sealt saada? Vastuseid. Tegelikult see kogukonna idee on sündinud üsna mitme teema kombinatsioonis. Üks asi on võib-olla see, et me paratamatult kuuleme ja saame seda tagasisidet, et mitte päris kõik meie teenused ei ole justkui loodud nii-öelda päris inimese jaoks. Aga päris inimese jaoks loodud teenused saavadki ju sündida siis, kui see päris inimene on selle teenuse loomesse ise kaasatud. Kogukonnal on muidugi teine pool ka. Jah, me saame kaasata inimesi ka praegu ja me oleme seda ka teinud. Küll aga päris kõik priiakad ei ole kuskil kaubamajas LHV-d müünud. Ja selles mõttes selliste külmade kõnede tegemine ei sobi igaühele. Ja see ongi võib-olla selle kogukonna kõige suurem mõte, et me viime need 2 poolt kokku. Et me anname priiakale võimaluse
kaasata ja kutsuda teenuse arendamisse neid inimesi, kes on selleks eelneva nii-öelda valmisoleku või nõusoleku andnud, jääb ainult see küsimus, et kas sul järgmine kolmapäev kell 2 aega on või ei ole. Et põhimõtteliselt nende kahe poole kokkuviimine on selle kogukonna idee. Selge, väga kaunis. Nüüd ma ennem ütlesin sellist asja, et vähema ajaga rohkem. Mida see sinu jaoks tähendab? Näiteks PRIA kontekstis ja võib-olla siis ka PRIA klientide kontekstis? Jah, ma arvan, me saame oma klientidel aidata vähema ajaga saavutada rohkem, vähemalt 3 erineval moel. Et selles mõttes, üks on kindlasti see, et me saame aidata sind toetustega selleks, et sa saaksid soetada uusi tehnoloogiaid, mis võimaldavad sul saavutada vähema ajaga rohkem. Teine asi, mida me saame teha, on kindlasti pakkuda nii-öelda andmetel tuginevaid teenuseid, mis aitavad sul võib-olla kiiremini vastu võtta olulisi otsuseid. Ja kindlasti võib-olla minu enda vaatevinklist üks olulisemaid täna on ka see, et me saame tõenäoliselt oluliselt vähendada ka nii-öelda paberimajandusele ja asja ajamisele kuluvat aega selleks, et sul jääks rohkem aega selleks, et tegeleda päriselt oma põhitööga. Super, kuule, ma panen selle siia ja ma tänan sind, Taavi, selle ettekande eest. Aitäh! Taavi Tamm!